Kaja Kallas on Reformierakonna esinaine, kelle töökoht on Riigikogus. Kaja, kas sa oleksid valmis proovima ühe päeva jooksul Häirekeskuse päästekorraldaja ametit? Meedia. Miks mitte? Tegelikult oleks väga huvitav vaadata, mismoodi see töö välja näeb. Aga lähme siis tööle. Lähme. Kaja Kallase tööpäev algab kell 8 hommikul, mil ta võtab vastu Häirekeskuse staažikas päästekorraldaja Roman. Tere hommikust, Kaja. Ma näen, et vorm on kenasti tipp-top seljas. Nüüd teeme siis kohe natukene tutvust teie töökohaga. Nii, siin on nüüd riik, mida teil tuleb juhtida. Siia saabub informatsioon kõikidele kuritegude, tulekahjude ja õnnetuste kohta. Päris võimas süsteem, neid nuppe ja ekraane on ikka päris palju. Kui tuleb kõne, siis vajutate, näete seda nuppu ja kuulate helistaja mure ära. Seejärel tuleb võtta mõne sekundi jooksul vastu otsus ja tegutseda. Teeme proovi. Mängime nii, et praegu tulebki kõne. Mida te teete? Siis ma vajutan seda nuppu. Väga tubli, just nii. Nüüd on inimene toru otsas ja teatab, et Toompeal maja põleb. Oi. Tõsiselt või? Ei. Me praegu võtame lihtsalt mängult läbi. Nii, et maja põleb keset Toompead. Just nii. Mida te esimese asjana teete? Maja põleb jah keset Toompead. No kõigepealt ma mõtleksin. Mida te mõtlete? Seda, et kas see tulekahju on üldse meie haldusalas. Võib-olla ei peagi meie sellega tegelema, võib-olla peaks seda kustutama keegi teine, näiteks koalitsioon. Ei, see on ikka meie tulekahju, teie peate sellega tegelema. Mida te teete? Ma arvan, et esmalt oleks nõu pidada kolleegidega. Kutsuks kiiresti kokku koosoleku või moodustaks komisjoni, et probleemi arutada. Mida siin arutada? Maja põleb. Kas ma ise ka helistada saaksin? Helistada kellele? Ma helistaks äkki isale. Tema on ju pool elu tulekahjusid kustutanud ja oskab kindlasti öelda, mida oleks tark teha. Jätame isa välja. Aga äkki annaks siis intervjuu. Inimesi on ju vaja informeerida, siis ma räägiksin, et tere, mina olen Kaja Kallas. Toompeal põleb maja, et majad on varem ka põlenud. Seejuures mainiks ära, et aegu tagasi nii palju ei põlenud kui selle valitsuse ajal. Siis oleks nagu väike selline piir touch oleks ka juures. Intervjuuks ei ole aega. Minul on intervjuuks alati aega. Aga maja põleb ju. Inimesed on hädas, tõeline kriis. Mida sellisel juhul teha? No kui on ikka tõeline kriis, siis tuleks alustada umbusaldust. Ma olen kindel, et sotsid tuleks kohe taha, välja arvatud ehk Ossinovski, kes istuks niisama ja ei teeks mitte midagi. Tema poolest võiks kõik majad maha põleda. Nüüd on juba hilja. See maja põleski maha. Või kas tõesti? Aga miks me midagi ei teinud?